tennise podcasti Matchpall toob teieni Tallink. Tere päevast, lugupeetud tennisesõbrad! Kui viimased 6 saadet oleme meenutanud vanu aegu ja rääkinud pigem meie tennise korüfeede ja mineviku tegijatega, sest tenniseelu oli lihtsalt pausil, siis rõõm on tõdeda, et täna on põhjust rääkida praeguste tegijatega, kes järgmisel nädalal hakkavad heitlema Eesti meistritiitli nimel. Lubagem tutvustada tänaseid külalisi. Teisel pool arvutiekraani oma kodust on ühinenud meiega 2-kordne ja ühtlasi valitsev Eesti naisüksikmängu meister Katriin Saar. Tere sulle! Tere! Siinsamas stuudios minust üle laua on valitsev meister ja ühtlasi 7-kordne Eesti meesüksikmängu meister Vladimir Ivanov. Tere! Ja loomulikult ei möödu ükski saade ilma, et meil oleks kohal Riho Kallus. Tervist! Ja samuti teisel pool arvutit on Eesti Tenniseliidu peasekretär Allar Hint. Tervist! Enne kui me Eesti meistrivõistluste juurde tuleme, rõõm on tõdeda, et meie eelmine saade Harri Neppiga sai väga palju vastukaja just selle põhilise väljaütlemise pärast, et lapsed on saalis, aga tuleb pannakse kustu. Allar, kindlasti lugesid ise ka neid tsitaate ja seda artiklit ja kuulasid meie saadet. Palju sina said vastukaja sellele väljaütlemisele ja mis Tenniseliidus sellest arvati? Ma pean tunnistama otseselt vastukaja ei saanud, et eks see on ju kuskil maal ju, kas ta nüüd teada probleem on olnud, aga eks ta meie turumajanduse olukorras selline seis on, et kui sa aega broneerinud ei ole, siis väga tihti seal mängida ei tohi, et mis on teistpidi jälle, ma ütleks, on nagu positiivne on, et meil on teatud keskused, sama Tallink näiteks, kes pakub soodsatel tingimustel noortele võimalust mängida alapäev ette broneerides, samamoodi Kadrioru tennisekeskus suvel, kus on natukene neid tingimusi ikkagi mängijate suunas nagu leevendatud nii-öelda. Aga eks ka paljud teised keskused nii-öelda oma klubi mängijatele tegelikult pakuvad neid tingimusi. Aga jah, eks selle paljudel klubidel oma keskust ei ole, mis jälle tähendab seda, et nendele need tingimused väga ei laiene. Ja eks probleem, kui selline võib-olla on kuskil maal sees olemas, aga teistpidi mõtlengi, et on jälle väga palju sellist positiivset näiteid ka, kes tegelikult toetavad seda tennise poolt. Aga selge, lähme Eesti meistrivõistluste juttude juurde. Kõigepealt Katriin ja Voova, kuidas teid see koroonaaeg mõjutas? Mis teil märtsikuus, kui see eriolukord välja kuulutati, plaanis oli? Olite kuskil välismaale minemas või jah, kuidas te selle aja üle elasite? Katriin? Kui sa hakkas, siis ma üritasin oma 11. klassi lõpetada. Mul oli seal oma uurimistööga või tegemist. Ja mul oli veel samas oli ka kõhulihase vigastus või fascia rebend oli sel hetkel. Nii et kui ma kuulsin, et okei, nüüd tuleb siuke pikem paus, siis tegelikult oli mina isegi nagu natuke õnnelik, et ma sain Andreile öelda, et okei, et üks positiivne asi on see, et nüüd mul saab kindlasti kõht terveks, et nüüd ma ei saa tennisega üle panna. Ja siis tuligi lihtsalt pikem nagu fishi periood, et ma alguses tennist ei teinud, lasin oma kõhul taastuda ja siis hakkasin vaikselt uuesti tennist ka mängima. No Voova, sind väga ei mõjutanud, sa oled ilmselt kõige paremini treenitud Eesti meesmängija hetkel, et tänu sellele, et Anetiga said Audentases harjutada. Ja, et alguses, siis kui see karantiinivärk tuli, siis ma tulin 9 päevaks Anetiga Indian Wellsi, et ma olin seal võib-olla alla 10 tundi ja siis tulime tagasi. Ja siis jah, märtsis väga palju võib-olla tennis ka ei mänginud, sain ainult Anetiga seal Audentases mängida ja see oli ka minu jaoks päris hea. Et seal Indian Wellsis olles saite siis teada, et turniir jääb ära ja tuleb hakata pakkima? Ja, mina tulin otse Davis Cupilt Indian Wellsi ja nii kui maandusin, sain ATP-l kirja, et e-maili, et turniir jääb ära. Ja siis jõudsin kohale, rääkisime Anetiga ja Nigeliga, rääkisime ära ja siis otsustasime, et ikkagi tuleme tagasi Euroopasse.
kas kaalumisel oli ka mingi teine variant, et jääme USA-sse või kuskile Euroopasse, et äkki ikkagi saab varsti mängida? Üks mõte oli, et alguses Nigel pakkus, et me võib-olla jääme mõneks päevaks veel sinna, et vaatame, mis otsus tuleb, et äkki Miami ei jää ikkagi ära. Ja siis mõtlesime, et see variant ikkagi, et tõenäosus on ikkagi väga väike, siis otsustasime ja lõpuks tuligi, et see oli väga hea, et me jõudsime sealt ära tulla. Aga kirjelda neid trenne Audenteses, olite siis tõesti seal terve halli peale kahekesti või? Jah, ainult kahekesti, rohkem sinna keegi ei saanud. Minu arust Kaia sai seal trenni teha ja rohkem ainult kahekesi tegime. Katriin, palju sa oled trenni teinud? Oli sul mingi väljakus teha ka eriolukorra ajal? Me käisime Andreiga kahekesti mängimas hästi palju Tallinkis väljas hardi peal. Et otsest nagu trennis ei olnudki, vaid see lihtsalt nagu lõime hästi pikalt. Aga viimasel ajal ma olen ikka korralikult trenni teinud. Üritan estikateks valmistada. On sul hetkel, Katriin, ka oma treener või sa harjutad omapäi? No sellist eratreenerit mul otseselt ei ole. Et Luskin ongi nagu töötab kõiki nende Audentes õpilastega. Et eraldi tennisetreenerit mul ei ole, kuid mu püssitreener Ilo Rifk, siis tema nagu kontrollib ja valvab, et mis toimub ja kui palju ja mida ja ta on natuke nagu psühholoog ka, et räägin oma muresid talle, tema kuulab. Sinu sotsiaalmeediat jälgides on silma hakanud, et sa oled ise treeneriks hakanud. Kutsud inimesi harjutama. Räägi sellest. Jaa. No see, ma arvan, et ma olin 14 vist, kui ma ütlesin, et ma tahaksin saada ise kunagi treeneriks, et ma tahan aidata teisi. Ja nüüd, kui selline periood tuli, kus nagu võistlus ei olnud, siis olekski nagu vanemad pakkusid välja, et et see oleks nii hea võimalus, kui sa saaksidki proovida praegu, et kuidas sul see välja tuleks ja kas sulle meeldib see siis päriselt. Ja siis ma paningi selle postituse sinna Facebooki ja minu üllatuseks kohe järgmine hommik kirjutati mulle, et ma nägin seda postitust, et kas nagu oleks võimalik ja siis ma ütlesin ikka ja siis niimoodi hakkasid tulema need trennid ja mulle nii meeldis, mulle reaalselt nii meeldis, kõik olid hästi toredad ja ma kõigile kordasin, ega ma tegelikult päris treener ei ole, et ma olen ise mängija, ma lihtsalt väiksed nipid, mis mul on, et ma üritan vaadata, proovida, aga kõigile meeldis, kõik olid hästi sõbralikud ja see tõi ka mingis mõttes nagu seda elavust tagasi sinna tennisesse. Et vahest, kui sa niisama mängid, siis sa võid sellest ära tüdineda, aga nüüd ma hakkasin iseendale korrutama neid põhitõdesid, mis sul vahest võivad meelest ka ära minna iseendal. Et ma hakkasin natuke teise nurga alt vaatama seda ja isegi trennides ma olen ka pigem nagu analüüsinud rohkem. Ja vaatan kindlasti, mida treenerid räägivad teistele õpilastele, et mida mina saaksin ka siis nagu enda treenitavatele rääkida edasi. Et see on nagu hea vaheldus, et mulle väga meeldib. Kes need inimesed on, kes sul trennis käivad? Kas Riho on ka juba läbi astunud? Riho ei ole. Ma ei tea, miks. Seda ma suur viga, Riho. Ei no Riho, tule, mängime reaalselt. Tulen. Aga erinevad inimesed käivad. On natuke vanemad, on siukses 20-aastased, on 4-aastasega tegin trenni. See oli väga huvitav kogemus. Siis Bert Pringi tahtis minuga mängida, lubas mulle hääleseadet ka siis pärast nagu vastutasust teha. Et kõik igasugused ja siis on ka praegused mängijad, et lihtsalt isegi, et ma iga kord, kui keegi tuleb minu juurde trenni, siis ma tavaliselt küsin, et mida ta nagu minust tahab, et mida sa ootad minust. Kas me mängime niisama punkte, olen sulle sparr, kas sa tahad, et ma õpetaks ka sind, et mõned lihtsalt ei taha, et ma midagi mögiseks ka seal kõrval, vaid niisama mängime ja
tahan proovida Eesti meistri vastu mängida, et kuidas välja tuleb. Siis on suurt pinge peal, aga olen praegu hakkama saanud hästi. Aga Vova, sina ju ka hiljuti treeneriks hakanud. Jelena Malõgina harjutab sinu käel. Kuidas see koostöö algas? No päris treeneriks ma võib-olla ei saa ennast nimetada, et ma arvan, et treener see on ikkagi nagu mingisuguse pädevusega inimene, kellel on paberid olemas. Ma pigem olen selline, jagan oma mängija kogemust. Et kui keegi tuleb minu juurde täiesti nullist tennist õppima, siis mul on päris keeruline kuidagi õpetada, siis mina ei oska nagu õpetada, ma pigem jagan oma natuke kõrgemal tasemel seda tennist, aga tuli see veel eelmise aasta lõpus, siis kui Jelena otsustas, et ta võib-olla on oma maksimumi juba saavutanud seal Peterburis ja tahab nagu teha veel nagu järgmise sammu ja siis ta ütles, et ta tahabki endale sellist nagu mitte päris treenerit, vaid sellist nagu head sparingut, kellega nagu ta saab nagu regulaarselt harjutada ja siis ta otsustas, et ta üritab sel aastal nagu rohkem olla Tallinnas ja ta sai Tallinkis sponsorlepingut, et nagu kõik on selleks nagu tal olemas ja siis hakkasimegi vaikselt proovisime natuke enne Fed Cupi nädal aega, tegime trenni koos ja ta jõudis enne seda karantiini sealt Venemaalt ära tulla ja siis märtsikuust ta on Tallinnas ja me tegime aktiivselt trenni. Millises vormis ta hetkel on? Kuulsime, et Viljandis vist tabas väike vigastus teda. Jaa, täpselt enne paar päeva enne võistlust tuli väike vigastus. Aitäh, Katriin, et sa oled siin. Kuidas see juhtus siis? Ja see oli minu paha, jah. Katriin räägib ise või? Jaa, las ta räägib. Voova kirjutas mulle, et ega ma ei tahaks nagu punkte mängida Jelenaga. Ja muidugi ma tahtsin. Aga see eelmine õhtu oli lihtsalt nii palju sadanud, et väljak oli hästi pehme ja pallid olid hästi rasked ja siis, kui meie punkti mängisime, siis ma mõtlesin, et et pallid on hästi rasked, on ju, et ei tõuse väga kõrgele üles, ideaalne võimalus lüüa stopp. Ja me olime vist mänginud, siis oli 2-1 või midagi, suht mängu alguses ikkagi. Ma otsustasin selle stoppi teha ja siis Jelena läks jooksma ja tal jäi jalg kahjuks kinni ja siis sel hetkel kohe mul olid sellised süütunded nagu issand jumal, ma mõtlesin, kui ma oleks parema stoppi teinud, siis ta ei oleks isegi jooksma hakanud, kui ma oleks halvema stoppi teinud, siis ta oleks selle lihtsalt kätte saanud, aga ma tegin täpselt kahe vahele niimoodi, et ta pidi pingutama ja siis jäi jalg kinni. No puhas sinu süü loomulikult. Jaa, muidugi, et siin ei ole enam midagi. Rohkem siin trenni me ei kutsu oma stoppidega. Aga on Jelena paranenud sellest? Jaa, võib-olla 100% veel ei ole, ta natuke kardab sellised aktiivsemad liigutusi teha, aga praegu oleme füüsi teinud ja tennis mänginud. Estikad on plaanis ikka? Estikad on plaanis, jah. Et tal praegu valu ei ole, pigem selline hirm, et võib nagu uuesti tulla. Aga ma loodan, et estikateks on valmis. No tegelikult hetkel on olukord selline, et stuudios olevatest või üldse saates olevatest inimestest on ainsana registreerinud ennast estikatele Riho, Eesti meesüksikmängu, aga miks Vladimir ja Katriin ei ole veel kirja pannud ennast? See on hea küsimus. Nime ei ole Tenniseliidu kodukul veel üleval, oskab Allar kommenteerida? Seda peavad mängijad kommenteerima kahjuks, et puhas nende töö. Ei no mina võin öelda, et ma ei ole küll vist tennist viimase 10 aasta jooksul nii palju mänginud kui nüüd viimase 6 ajaga ja rahvas on tüdinenud tegelikult sellest, et kogu aeg Voova võidab, et kui ise midagi ette ei võta, ega siis ei juhtu midagi, nii et mul on kaks väga lihtsat põhjust, miks ma kirja panin ennast. Aga nii palju minust, aga rääkige siis, miks te kirja pole pannud? No pole tõesti, et inimesed on väsinud, et mina võidan ja siis Allar pani mulle kontot kinni ja ma ei saa ennast registreerida.
aga ühesõnaga olete tulemas seal? Neil on aega tegelikult. Uudist ei ole, jah? Ei, ma olen ikka tulemas, jah. Mina ka. See tiitel Eesti meister, olete nüüd seal mõlemad saanud seda mitu aastat tunda, et kas sellest on mingit tolku või kasu ka teie igapäevaelus? Tuleb keegi ligi, et patsutab õlale, et Eesti meistriga mängin siin? No mul ei ole. Et minu jaoks oli kunagi selline nagu tahtsin seda linnukest endale, et tahan Eesti meistriks tulla. Aga mitme kord, mul ei olnud kunagi nagu mingisugust... Sul on terve linnuparv juba. Jah. Et mul ei olnud kunagi nagu sellist eesmärki, et nagu võidan mingi 10-12 või ma ei tea kui palju, et minu jaoks oli nagu, Eesti meistriks tulin ja nagu see on olemas ja kui palju seda juhtub... Oota, aga räägime korra numbritest, et Rene Busch, kes on sust veel eespool tiitlite poolest, tead sa? Allar, sina tead seda statistikast või? Niimoodi peast Toomasel peaks olema 9. Ja sul on 7 või? Jah. No nii, aga siis nüüd sul ongi vaja hakata püüdma seda rekordit. Sul on vaja hakata püüdma seda rekordit, et läbi aegade kõige rohkem Eesti meistri tiitleid. Nüüd läheb pingeliseks. Aeg jookseb. Aga tennise pealt alati leiab selle info küll üles. Ma pakun, et äkki 9 on rekord ja sul on 7 vist. 2 veel, 3 vaja veel, siis on 10. Nii et pinged peale. Katriin, kuidas sulle see tiitel kasuks on tulnud? No, keegi õla peale patsutama otseselt ei ole tulnud, aga kindlasti, kui ma ei oleks Eesti meister, siis ei oleks inimesed tahtnud minuga mängima tulla, siis ma ei oleks saanud treeneritööd nii-öelda proovida, et see meistritiitli nimetus iseenesest on nagu, minu jaoks on suht suur asi ja isegi kui inimesed ei jälgi tennist, siis kui sa ütled neile, et ma olen täiskasvanud Eesti meister, siis nad ikka vaatavad natuke teise pilguga, kas nüüd küll. Et Eesti meister, siuke suur tiitel, et siis ta peab mingi kõva tegija olema. Et minu jaoks tähendab see väga palju. Isegi kui see on lihtsalt nagu endale, annab endale enesekindlust, kui sa oled Eesti meister. Et Eesti kõige suurem tiitel ja ma ei tea, minu meelest oleks võinud nüüd mängida, aga ja mängida see aasta. Et siis oleks nagu eriti vahvanud. Aga paar nädalat tagasi võiks öelda, toimus Eesti meistrivõistluste peaproov Viljandis. Ma ei tea, Allar, kas kunagi on nii kõrgetasemelist Eesti GP-d üldse mängitud, kui seal Viljandis toimus? Jah, ma arvan, et see oli vähemalt viimaste aastate selline väga, väga eriline turniir, et meil mängivad kaasa nii ATP VTA punktiga mängijad ja tabeli mängijad. Et kindlasti see hetk oli nagu eriline, vähemalt viimaste aastate mõist. Ega ma tõesti ei mäleta, et oleks kaasa mänginud. Eks neid selliseid erikeisse võib-olla kuskilt pidi ajaloost võib üles otsida on olnud, kuid nii ühtlane kvaliteedi poolest ja ka osavõtete arvu poolest nii palju mängijaid ei ole olnud. Ja. No kui peaks hakkama selle Viljandi turniiri põhjal nüüd Eesti meistreid pakkuma, siis tundub tulevat nagu Sofia Tšeklistova aasta ja Vova läheb ikkagi oma teed jälle, et Katriin, sina kaotasid Sofiale veerandfinaalis. Räägi, mis seal juhtus? Seal ikka niivõrd juhtus. Sofia oli parem see päev. Ta oli väga hästi mängis, eksimatu praktiliselt. Ma ei suutnud talle piisavalt haiget teha oma mängu stiiliga. Et, aga kaotustest õpid kõige rohkem. Kindlasti peale seda turniiri olen ma sain kindlaid asju, mida endal paremaks muuta. Mul oli nüüd eesmärk ka, mida ma trennides harjutan. Aga esimene turniir üldse oli siuke imelik, et kõigil olid seal natuke närvid krõssis, et ma ei ütleks, et see nüüd midagi kindlat tähendab, aga kindlasti Eesti meistrivõistlustel tulevad hästi, ma arvan, et kõik mängud tulevad seal hästi keerulised, ükskõik kes vastas on, nii et ootan põnevusega.
ja loodetavasti, kui tuleb Sofia mulle vastu, siis ma suudan oma mängu muuta ja seda seisu natuke nagu paremaks muutuda. Gunnar, aga äkki teeme sellise mängu, et laseme Allaril nimetada 3 naist ja 3 meest, kes võiks kõige rohkem pretendeerida meistritiitlile? Miks mitte? Allar, olid sa Viljandis kohal? Ei, ma ei olnud Viljandis kohal. Ma natuke jälgisin Facebookist neid mänge, aga ei noh, ja nimetage 3 mängijat, kes võiksid, et ei nimeta. Sina, Riho, oled kindlasti üks, kes koperdab seal kuskil alguses. Ei, tegelikult ma arvan, et see on ennustamine on jällegi, ma ei tea, mida ta välja pinnitamust, aga ega ta väga ei pinni. Ära keeruta, ütle 3 nime. Keeruline on, no ma võin öelda, kes need ei ole, et see on kindlasti Hint, Kallus ja Lehest ei ole need, kes on meesteklassis pretendeerivad sinna esikolmikust, et see on kindel. Seda ma võin öelda. Aga kes seal tegelikult eesotsas päeva lõpuks on, ma ei tea ja ma arvan, et see ongi nende meistrivõistluste üks selline võib-olla nagu komm või maasikas, et tegelikult need mängud on et need mängud on võib-olla esimesest päevast on huvitavad, et seal võib nii paigutused võivad kaarte segada, kes kelle otsa, kuidas tabel loositakse, kes kelle otsa koperdab nii-öelda esimest teises ringis ja et seal võivad nii-öelda favoriidid olla väljas ka võib-olla juba teisest. Aga lähme siis teistmoodi. Aga jah. Et Katriin nimetab oma 3 peamist ohustajat. No ma ütlesin enne, kõik on ohtlikud. Ja palju on ümmargune ja ma ei tea, ma lähen sinna väljakule ja mul võib endal olla nii halb päev, et ma ei saa ühtegi palli sisse. Et mina võtan kõiki mänge hästi tõsiselt. Voova nimetab enda 3 peamist ohustajat. Ma võin nimetada ennast kõige ohtlikumaks. Kõigepealt ma pakuksin ise ennast. Jaa, selles mõttes. No, te peate ikkagi küsima neid 3 nime tennise ekspertide käest lõpuks. Helistage Harri Nepile. Riho Harri Nepi, täpselt. No aga kui me Viljandi turniiri vaatame, siis hea mulje jättis Karl, kindlasti. Karl Kiur Saar. Jaa, Karl oli ju tubli Viljandis, aga ma ei kujuta ette, kuidas Voova, mis arvab? Ei, ma arvan, meeste poole pealt on kindlasti üks selline väike nõks on ka alates erandfinaalist mängitavad 5 parem mängud, et nagu on siin öeldud, et 5 parem, et see mäng ei lõppe, siis kui sa oled 2 setti võitnud kui nii-öelda tavaturniiril, et siis mäng alles algab ja see on ka kindlasti üks faktor, mis võib neid kaarte päris segi ajada. Et ei ole tegelikult ju keegi harjunud tänasel päeval sellise pikkusega mänge mängima ja võib-olla on see mängijatele kuskilt pidi nagu ka kurnav, kuid teistpidi ma arvan, et see on ka neile huvitav kogemus. Nii, Voova, 3 nime. Ei, ma tahtsin öelda selle Viljandi kohta, et Viljandis oli ka natuke teistsugune väljak. See oli liivaväljak küll, aga ta on natuke väga spetsiifiline selline, ma ei saa öelda, et nagu halb või hea, aga ta on lihtsalt teistsugune. Et see ei ole päris selline klassikaline liiv, seal on alt nagu selline nagu vaip ja peale on... Ta on aeglasem või? Ta ei ole aeglasem, ta on teistmoodi väljak, ta põrge on ei ole, vastupidi, mulle tundus, et nagu selline põrge on natuke siuke nagu kuidagi, pall jääb natuke seisma, et ei põrka hästi ülesse ja see liikumine on natuke teistsugune seal, et kui me mängime selle klassikaliiva peal, siis võib-olla seal võivad teised tulemused võivad olla. Allar, sinu teada, kas Jürgen annab ennast üksikmängule üles või ei anna? No täna ma tahaks öelda, ma loodan väga, et kahjuks ei ole seda informatsiooni, kas ta annab või ei anna, aga ma loodan väga, et annab. Jürgeni osalemine kindlasti annaks turniirile palju juurde ja ma tahaks ka teistpidi öelda, et ma arvan, et turniir annaks ka Jürgeni mängule midagi juurde. Voova, kas see sulle annaks midagi juurde, kui Jürgen osaleks? Ei, kindlasti mina tahaks küll Jürgeniga mängida, et
mina ei ole temaga, tegelikult eelmisel aastal mängisime, aga Jürgeniga on alati tore mängida ja ma lihtsalt tahaks mängida. Oled sa võitnud Jürgenit? Kunagi võib-olla mingi 15-20 aastat tagasi küll. Meesteklassis ei ole? Meesteklassis minu arust mitte, jah. Aga Allar, räägi Eesti meistrivõistlused korraldusliku poole pealt, kas tänu sellele olukorrale, mis meil maailmas valitseb, on ka midagi teisiti? No, turniiril kui sellisel ma arvan nagu teisiti otseselt ei ole, aga loomulikult me peame jälgima nii-öelda kõiki tervisereegleid ja peame desinfitseerimisvahendid rohkem sinna tooma ja aga eks me siin sellised nii-öelda ettevaatusabinused loomulikult me tegeme ja me oleme loobunud ütleme siis meistrivõistluste telgist ja inimeste sellistest siseruumidesse kogunemistest ja muudest asjadest, et läbi selle me üritame nagu vältida kõike seda või nii-öelda adapteeruda siis antud olukorrale. Kuid otseselt ma ei ole nagu nii-öelda väga raske on mingit rohkemaid ettevaatusabinused, et jah, pallipoisid ei hoia mängijate rätikuid ja selliseid väikseid nõkse sinna tuleb sisse, kuid suures plaanis on see turniir ikkagi selline, nagu ta on olnud. Aga eks me peame ise olema väga-väga ettevaatlikud, et ma arvan, et see Adria tuur näitas siin, mis võib juhtuda, mis iganes põhjustel siis see juhtus, et oli see ööklubi või oli see korvpall või oli see midagi muud selle juures, et tuli ta tenniseväljakult, et see oht on seal kindlasti olemas ja ma arvan, mängijad ise peavad olema väga-väga ettevaatlikud. Et ikkagi hoiduda sellest viirusest. Kas kätlemine on lubatud? Ütleme nii, et me ei ole täna seda nii-öelda ära keelanud. Et kas mängijad nüüd ja teistpidi jällegi ma ütleks, et kui mängija tunneb, et ta ei taha kätelda, siis kohtunik annab lihtsalt hoiatuse. Jah, ja 100 eurot või mis meil on. 100 eurot trahvi. Aga mängijad Katriin ja Voova, kas te selle olukorra tõttu natukene pelgate hetkel nagu turniiridel osalemist või pigem mitte? Mina mitte. Ei karda viirust? Viirust ei karda, ma pigem kardan, et suure tõenäosusega, isegi kui ma jään haigeks, et nagu midagi minuga juhtub, tõenäoliselt on väga väike, aga mul on vanaema ja vanaisa, kellega ma suhtlen ka, ma kardan pigem muretsen nende pärast, et kui mina jään haigeks, siis nemad võivad ka näiteks haigeks jääda, et mul võib-olla isegi ei tule mingisuguseid sümptomeid, ma kuidagi elan üle selle ja siis nagu isegi ei tea sellest midagi, et siis kui oli see karantiini aeg, siis ma muretsesin pigem nende pärast, mitte enda pärast. Katriin? Mul on täpselt sama, mis Vooval. Alguses kindlasti ma kartsin nagu, ma arvan, et perestest kõige rohkem. Ja sellepärast, et mu isa tervisel ei olnud kõige parem ja siis tema oleks nagu see riskigrupp olnud. Aga nüüd ma ei tea, ega seal Viljandis, kui ma võistlustel käisin, ega seal väga midagi muutunud ei ole. Nüüd on rohkem nagu kontrolli all ka see, et mina olen ka julgen. Aga ikkagi midagi seal kuskil mul seal peas ikka ütleb, et hoia natukene teistest kaugemale, et ma ei tea. Aga see on kasukstunud selles mõttes, et nüüd kui käid kuskil väljas, tuled koju, siis on minu meelest imelik, et see käsi enam ei pese. Et kindlasti see on selliseks harjumuseks nüüd juba tulnud, et aga jah, ei, nagu väga ei pelga, et päris okei on. Allar, hetkel on valitsuse korraldusega lubatud 1000 inimest tribüünile. Kuidas see tagatud on, et selle piiri ei ületata? Hakkame neid masse, ma arvan, eemale ajama siin mingisugusel hetkel, et mitte ületada seda.
ma arvan, et oleks siis üle 10 aasta võib-olla esimene Eesti meistrivõistluste võistlus, kus on nii palju pealtvaatajaid, et ajalooliselt väga palju neid, ütleme selles numbris ei ole neid nagu olnud, aga ma arvan, et kui see nii-öelda hea mure tekib, siis me ajame nad laiali ikka, jah. Pileteid ei müü, et kõik, kes tahavad, tulevad pileteid me ei müü, jah, pileteid me ei müü, aga jah, eks ta nii-öelda inimeste arvu me tribüüni peal peame kontrollima, et see üle ei lähe. Räägi veel, Allar, üks huvitav paarismänguturniir on teil kavas. Endised Eesti meistrid panete omavahel paari ja vastamisi, et kuidas see formaat ette näeb siis? Jaa, kuna sellel aastal on tegelikult Eesti meistrivõistluste 100. korda mängitakse Eesti meistrivõistlusi, siis mõtlesime, et kuidagi võiks neid vanu meistreid ka nii-öelda välja tuua ja natukene presenteerida. Ja idee on, et meil tuleb 3 võistkonda, kes siis omavahel võistlevad ja mängivad, et väljakul võib näha, ma arvan, viimase sellise 20-30 aasta Eesti meistrid igast kümnendist kedagi. Aga oskad sa kohe nimetada, kes peale Aneti ja Jürgeni on sinna tulemas? Jaak Põldmaa näiteks, Aivo Jassalu, Mait Künnap, Piret Ilves, Andrei Luškin on olemas. Ja mul on väga hea meel, et Tatjana Vorobjova teeb oma comebacki, et see on üks selline minu jaoks väga positiivne nimi. Muuseas Euroopa meister kunagi, Anetiga Euroopa meistriks tulnud paaris mängus ja noortes. Jah, just. See kõlab ju küll nii, et peate hakkama seal rahvast eemale peletama. Me oleme valmis selleks. Kas nad mängivad mingite erireeglite järgi või mis süsteemis? 2+2 ikka. Jah, 2+2 mängivad. Ei, mängivad tõenäoliselt 4 game'ini ja sellised lühem versioon tennisest, et igaüks saab mõned mängud seal väljakul ja kuni 2 tunnini üritus. Kas see on teada, kellega Anet ja Jürgen paari lähevad või omavahel? Ei ole veel, et ei julge veel seda välja käia, et kes kelle vastu mängivad. Aga kindlasti nad väljakul on, jah. See leiab aset siis poolfinaalide päeval 8. juulil, jah? Jah, kolmapäevasel päeval pärast poolfinaale on selline paarismänguturniir. Oskad orienteeruva kellaajaga öelda, millal massid hakkavad voorima? No ma arvan, et massid hakkavad voorima loomulikult juba siis, kui poolfinaalid hakkavad. Et see on hommikust peale ja kui nüüd raske on muidugi tennise mõistes ennustada, millal mängud lõppevad, kuid ma arvan, et 6-7 paiku on see paarismänguturniir valmis algama. Räägi veel, milliseid plaane oli teil meie 2 parima naismängi kaasamiseks üldse sellel koroona ajal, et siin räägiti, et tahaks omavahelist matši näha Kaia ja Aneti, lõpuks siis Anet ikkagi tuleb publiku ette seal paarismänguturniiril, aga Kaiat me kahjuks ei näe. Ma arvan, neid mõtteid on erinevaid olnud nii suuremaid, väiksemaid ja eks ikkagi ka lõpuks tänane olukord paneb kuhugi teatud linnukese juurde, et mida saab ja mida ei saa ja mis on mõistlik ja mis ei ole mõistlik nii mängijate poole pealt kui tennise poole pealt ja nii edasi, et ma pean lihtsalt ütlema, et mul on hea meel, et Anet on olemas ja tuleb mängib seda paarismängu ja on nii-öelda publikule avatud ja ka teistele mängijatele olemas seal, et ma arvan, et see on nagu kõige tähtsam sellest, et kui ma tulen tagasi selle Adria Mere turniiri juurde, kus ka ju tegelikult oli ju nii-öelda hea eesmärk või üllas eesmärk, et mängijad mängiksid ja rahvas näeks, aga lõpp oli suhteliselt kurb, et tegelikult kui nii-öelda kainelt mõelda, siis kõik need üritused tänasel päeval on ikkagi kerge sellise riskiga veel, et ma arvan, et siin august ja september on oluliselt lihtsamad selliste ürituste korralduse mõttes, mis puutub ka värsket õhku.
et ma nagu ütlen, et mõtteid oli palju erinevaid igasuguseid, loomulikult oleks olnud tore, kui nad oleksid omavahel mänginud, kuid päeva lõpuks seis on selline, et nädala pärast kolmapäeval on Anett olemas paarismänguturniiri. See on meie jaoks kõige tähtsam. Allar, aga vahepeal siin käisid jutud, et äkki midagi baltlastega koos teha, lätlaste ja leedukatega, kas sellest see jõudis kuhugi? No vaatame, ma arvan, et siin on ka veel kõik võimalused on õhus. Et nagu mõtlen, vara on midagi rääkida ja mõtlen, et siin mõtteid on olnud palju ja spekuleerida saab igasuguste teemade ümber, aga tegelikult ju nõnda allkirja kuskil all ei ole. Ma arvan, et kõik võimalused on õhus ja ega siin tuleb ka vaadata, mis siin ju üleüldse hakkab toimuma. Katriin ja Voova piirid hakkavad vaikselt lahti minema ja nüüd on teada antud, et vist 31. juuli lõpeb see eriolukord maailma tennises ka ära. Kas teil on plaanid juba tehtud rahvusvahelised, et kuhu edasi? Katriin? Vist 3. augustist hakkavad need esimesed turniirid. Mina arvast isegi 10. augustist ITF-i turniirid. No ma ei tea, ma võin ennast peale panna turniirid, aga see ei tähenda, et ma sinna peale päriselt ka saan, sest kõik tahavad nüüd korraga mängima minna. Ega mul see VTA tabeli koht ei ole väga kõrge. Ja nüüd, kui see Dimitrovi ja Djokovic asi toimus, et ilmselt see lükkub ka edasi. Või maailmas ei ole ju kõik korras praegu. Et ma ei kujuta ette, kuidas nad saavad turniire korraldada, kui on kas või üks riik, kus ei lasta kedagi välja. Et see on nagu ebaaus nende suhtes. Aga ma ei tea, eks vaatab jooksvalt, kuidas läheb. Voova, oled sa plaane teinud? No, mina arvan, et hea, kui turniirid hakkavad augustis, aga ma ikka siiamaani ei tea, kuidas nad saavad seda korraldada, et ja võib-olla Euroopas on praegu olukord nagu natuke paremaks läinud, aga ikkagi statistika näitab, et nagu kogu maailmas on praegu ikkagi see inimeste läheb üles. Ja näiteks augustis on kalendris ma ei tea, 2-3 turniiri näiteks Moskvas, ma ei tea, kuidas nad tahavad seda läbi viia, sest piirid on septembrini kinni, et see on ikkagi päris keeruline, et võib-olla kui Euroopas läheb paremaks, samas nagu teiste inimeste jaoks nagu võib-olla natuke ebaaus, kui nad ei saa näiteks omast riigist välja tulla näiteks. Mina isiklikult arvan, et nad ei saa augustis jätkata. Allar, sa liigud maailma tennise tagatubades. Mis seal kuulda on suurturniiride kohta ja väiksemate turniiride kohta? Eks täpselt nii palju, kui praegu on välja öeldud, et võib-olla jällegi, kui mulle nagu tundub, et siin organisatsioonid mõtlevad läbi erinevate võimaluste, et kui ATP ja VTA on võib-olla siin löögi all siin Grand Slamide poole pealt natukene või natuke surutakse neid, et US Open toimuks ja see välja kuulutatakse selle teatud oma reeglite järgi, mis tegelikult minu jaoks on, ma ei tea, ma võin öelda, et täitsa ajuvaba tegelikult, et nii nagu Voova ütles ka, et on ju Euroopas täna veel, ma ei tea, kas Wales on veel kinni või ei ole, aga Venemaa on üks suur riik, mis täna on ju tegelikult veel lupus. Ja siis veel kogu see Aasias tuleb uuesti Lõuna-Ameerika, et väga sellised keerulised otsused nagu ja vaatad ikkagi see tõenäoliselt see raha on see, mis paneb need rattad käima ja lükkab neid otsuseid mingis suunas. Et Roland Garros oli otsustanud juuniore mängida oma septembrikuu turniiril, samas jälle Fed Cup ja Davis Cup ja Fed Cup on ära jäetud, et ITF võtab nagu ühtepidi otsuseid vastu, kuigi ta nüüd ka nii-öelda madalamaid turniire avab, mis sellest tuleb, mis on tagajärjed, mis juhtub suuremate turniiridega. Ma arvan, nii nagu siin öeldud on, et või Rafa Nadal on öelnud, et sellel aastal ikkagi see hooaega kui sellist nagu ei ole enam ja väga raske on teda
mingist pidi nagu jooksma saada, aga noh, võib-olla ongi see, et tulebki mingi periood, ükskõik mis hetkel sa need uksed avad, tuleb selline natukene teistmoodi alustada ja päeva lõpuks ta siis on jällegi tagasi selles normaalsuses, nii nagu me oleme teda näinud eelnevad aastakümned. Aga jah, eks kindlasti on need otsused olnud keerulised, aga ma väga ei toeta nii-öelda seda augusti avamist või turniiridel avamist. Allar, kas sa mainisid, Fed Cup, Davis Cup on juba otsustatud, et 2020 ei toimu või? Jaa, see on otsustatud, jah. No sellest on väga kahju. Riho, sa tahtsid Davis Cupi mängida, jah? No loomulikult oleks tahtnud Davis Cupi vaatama tulla eelkõige, kuna meil on matš ju Šveitsiga. Aga eks seda saab järgmine aasta teha. Allar, mida sa tead Kaia netiplaanide kohta? On nad kuskile välismaale minemas, kus nad plaanivad võistlushooaega alustada ja nii edasi? Ega ma eeldan, et on see USA turnee, kui see nüüd toimub, et võib-olla Voova teab netiplaanides paremini, kas ta midagi tahab mängida või mängib seal midagi, aga US Open on välja kuulutatud ja teistpidi enamus mängijaid sinna läheb, et eks ta seal vaikselt hakkab peale, et kui nüüd miskit ei muutu. Selge. Mul tundub, et saade hakkab ühele poole saama, aga liiga kergelt on pääsenud meil Riho täna, kes on samuti ennast Eesti meistrivõistlustele ju üles andnud mees üksikmängus. Miks siis selline otsus üle 3 aasta uuesti Eesti meistrivõistlusi mängida? See on hea, et me saate lõpus kõige olulisemat küsimust siin arutame. Nagu ma juba saate alguses mainisin, esiteks ma ei ole 10 aasta jooksul nii palju tennist mänginud kui nüüd viimase 6 aja jooksul ja ikkagi rahvas on väsinud Voovast. Rahvas on väsinud, et ainult Voova võidab kogu aeg, et siin tuleb midagi teha. See ongi 2 põhilist põhjust. Aga ei, tennis on ju tore ja tennis tuleb mängida, aga siis mis seal ikka? No eelmised 2 korda lõppesid sul kvalifikatsiooni avaringis. Kaugele loodad seekord pääseda? Oi, ma ei mäleta, millal viimati mängisin 5 aastat, 10 aastat tagasi. Ma isegi ei mäleta. Aga... Sa, Riho, plaanid nüüd põhiturniirile pääseda kohe või? Kus sul edetabeli kohad on? Ei, absoluutselt, ikka. Ega siis, kui osaleda, siis ikka täie panga peale. Allar saab sulle soodsalt selle wildcardi kuidagi maha meie. Ma ei ole kunagi arvanud, et wildcard aitab mängijad edasi, nii et ma ei taha seda wildcardi, Allar. Anna see kellelegi teisele. Ma annan see kellelegi. Mina olen ise oma edu taga. Kas Katriin ja Voova teid näeb ka paarismängus? Mind küll. Praegu paarist ei ole. Voova, kellega mängid? Ilmselt mitte. Kui just Riho ei taha midagi mängida. Paari ma mängin Mattias Simmer ja segat mängin Jelena Malõiginaga. Väga huvitav. Ma ei tea, palju sa Katriin trenni teinud oled, ma võib-olla, ma niimoodi uisapäisa ei vali endale partnereid. Ja, muidugi. No mul on siuke mõõdukalt, Ma ei tea, kas ma olen piisavalt hea sinu jaoks. Aga selge, vaatame, mis siis järgmine nädal Kalevi tenniseväljakutel hakkab toimuma. Ma ei tea, kas me loodame teid uuesti järgmises saates näha või ühest poolest oleks nagu igav nagu järgmine saade ka samade külalistega teha, aga samas nagu ei taha nagu halba ka teile soovida. Et no, Eesti meistrid tahaks ikkagi stuudiosse tuua järgmine kord. No jah, me saame Allarit vahetada. Me Rihoga oleme mõlemad. Aga... No mina tuleks uuesti hea meelega. Karikatega saab järgmisesse saatesse. Jah. Karikas on sissepääsu tasu. Just. Aga selge, kui mitte varem, siis peale finaale võib-olla teeme ka Rihoga seal kohapeal mõne saate purki, eks ole näha. Aitäh teile osalemast ja minge vaadake Eesti meistrivõistlusi algusega järgmine laupäev. Ei, millal kvalifikatsioone näeb, Allar? 3. päev enne. 3. selge. Reedel 3. juulil on kvalifikatsioon, jah. Riho mängu näeb siis reedel. Kui tuleb, jah. Loodame, et ei näe. Selge, aitäh teile! Tennise podcasti Matšpall toob teieni Tallink.